Eesmärgiks oli mängida välja olemasoleva tööstushoone imagoloogia ja lisaks oli nagu siis paralleelselt vanale tehashoonele luua paralleelne uus maailm. Aastal 2007 korraldas Baltika kutsutud arhitektuurivõistluse ja selle tulemusena tehti siis 2 büroole ettepanek hakata koos tegema Baltika kvartalit. Ja põhjus oli väga lihtne. Baltika kolis oma tootmise vanadest tootmishoonetest välja ja jättis maha väga inspireeriva tehase ruumi. Kogu tehnika ehk ventilatsiooni, jahutuse, kõik meil õnnestus viia keldrisse, mis tähendas seda, et tegelikult me saime rakendada sellist avatud ruumi ideed, nii et me saame sisuliselt vaadata maja ühest otsast kui teise otsa. Iseenesest juba Baltika grupi enda lähteülesanne oli hästi emotsionaalne ja värvikas. Sisuliselt oli ju tegemist see, et me viisime õmblusmasinad välja ja tõime töölaua tasemele. Põhimõte oli esiteks puhastada nii palju kui võimalik ja lihtsalt mitte seda vussi keerata. Teine küllalt oluline tingimus, mida me endale seadsime, oli sidumine tänavaruumiga. Me kujundasime lisaks töökeskkonnale veel selliseid erinevaid meeleolusid ja erinevaid keskkondasid ka selle tööruumide sees. Lisaks sellisele avatud disainikorrusele me kujundasime sinna sellised kapsakastid, mis on vineerist ja mille eesmärgiks on just see, et töötajad saaksid seal vahetada mõtteid, koosolekuid pidada ja samas on seal loodud nagu täiesti teine miljöö. Tema sisu on selles, et sellest läbi viia klaas niisugused šahtid ja need viilutada normaalseteks kõrgusteks ja viia need šahtid siis üles ja see oleks nagu klaassammastel seisev ülemine korrus. See on äärmiselt hea lahendus ja pealegi veel sellises miljöös. Ja kui hästi on lahendatud tegelikult tehniline pool, konstruktiivsed sõlmed ja kuidas klaas on ühendatud omavahel ja kuidas klaasi tagant peaaegu märkamatult jookseb kogu seda šahti kandev konstruktsioon, mis ka mõjub täiesti esteetiliselt.